Tere tulemast tagasi Emerald Legal kanalisse. Alustame uue podcastiga, kus on probleem. Täna on minuga siin stuudios Emerald Legal üks värskemaid liikmeid, Kristiina Lehtmets. Tegemist on väga võimsa naisterahvaga. Kohe lähmegi järgnevate teemade juurde, tutvustavate teemade juurde, millega kõik on Kristiina kokku puutunud ja milliseid probleeme saab siis tema lahendada. Suure osa oma karjäärist oled ju töötanud tegelikult avalikus sektoris. Ehk siis meie mõistes on see nii-öelda teine pool. Et mis sind nii-öelda advokaadimaailma siis tagasi tõi? Natukene rohkem minu sellest 20-aastasest kogemusest tõesti algas ja oli avalikus sektoris ja pärast seda, kui ma olin erasektorisse läinud ja advokaadiks saanud, tegin sellise lühikese põike tagasi avalikku sektorisse. Aga ma olen oma loomult väga ettevõtlik inimene ja mulle tegelikult meeldib see advokaaditöö konkreetsus. Ja just nimelt see nii-öelda kliendi vajadustest ja huvidest lähtuv tulemuse saavutamine. Et see on niivõrd konkreetne ja selge eesmärk, et sellist tööd on rõõm teha. Esiteks, teisest küljest, kuigi selles töös on omad rutiinid ja süsteemid ja nii edasi, ei hakka selles töös kunagi igav. Iga kaasus on erinev, iga klient on erinev. Ja nagu advokaadid armastavad öelda, saatan peitub detailides. Ehk et alati on võimalik leida mingi uus vaatenurk, ise alati midagi uut juurde õppida ja näha siis, kuidas see aitab seda paremat ja efektiivsemat tulemust luua. Et igav ei hakka tõesti kunagi ja pidevalt peab käigu pealt kohanema. Et pidevalt tuleb ette üllatavaid olukordi, et kui ma tööle tulin, siis ma arvasin, et ma saan tegeleda võlaõiguslike lepingute ja võlanõuetega, et majanduses on raske aeg. Minu väga suureks üllatuseks ma olen saanud väga palju tegeleda haldusasjadega, milles mul tõesti on väga-väga tugev taust. Ja ega ma tõesti ei oodanud, et ma teisel töönädalal leian ennast Tallinna arestimajast ja seismas hea selle eest, et klient tõesti saab lahkuda sellele lennule, kuhu ta endale pileti on ostnud, et on väga selliseid ootamatuid olukordi ja tuleb välja, et sellest kogemusest on palju kasu. Ja üllatuseks mullegi, et ma olen märganud, et viimasel ajal ongi kuidagi sellist meie mõistes siis halduskiusu teemasid esile kerkinud ja nendest siin järgimööda tegelikult räägime ka veel täpsemalt. Aga nagu kõik ju huvitab alati igasugused suured saavutused ja võidud, siis millised on sinu suured saavutused ja võidud, mille üle sa uhke oled? Mul oli, miks ma avaliku sektori nii pikalt jäin 2005, kui ma läksin, alustasin Sotsiaalministeeriumist, olin e-tervise projekti juht. Tol hetkel selliseid suuri riiklikke infosüsteeme väga palju ei olnud. Tervishoiu valdkonnas suuremad haiglad olid alles hakanud mõtlema selle peale, et oma infosüsteeme luua. Ja tegelikult Euroopa Liidu toel oli riigil oluliselt suurem rahaline võimekus teha innovatsiooni ja sealhulgas siis ka tehnoloogia valdkonnas. Et selles mõttes ma jäin ilmselt riigisektorisse oluliselt kauemaks sellepärast, et seal oli võimalik teha selliseid väga suuri riiklikke projekte, mida vähemalt tol hetkel erasektoris ei olnud võimalik teha. Et täna kindlasti erasektor on oluliselt innovatiivsem, et e-tervise infosüsteemid oli see, kust ma alustasin. Hiljem siis muidugi koos teiste inimestega, aga mina olin üks eestvedajatest, kes Eestisse tekitas sellise asja nagu Kliima- ja Energiaagentuur, pidasime riigi nimel läbirääkimisi riigi saastekvoodi müügiks, mille tulemusena Eestis on täna elektriautod, toetusmeetmed, energiasäästu tagamiseks siis mitte ainult kortermajadele, vaid ka eramajadele, energiasäästliku renoveerimise ja ehitamise toetusmeetmed, elektriautode laadimisvõrk ja nii edasi. Ja hiljem Justiitsministeeriumis oli võimalus siis riiki esindada ja korraldada riigi esindamist Maailmapanga
vahekohtumenetluses, mis ei ole väga sage võimalus, mis juristidele võib osaks saada Eesti Vabariigis. See oli tol hetkel ilmselt üks kõige suuremaid selliseid vaidluseid, kus siis Eesti Vabariigi kaebasid kohtusse tolleaegsed Tallinna Vee investorid. Lõpuks me tulime sellest võidukalt välja, et kui ma selle kaasuse sain, siis mulle öeldi, et jah, me teame, et ajate õiget asja, aga ega te seda ei võida. No võitsime küll. Õige. Et sain jah selliseid suuri projekte teha ka erasektoris ka, et noh, selles mõttes Luminori ühinemise tiimis olin mina sees. Et kui ma selle hetkeni arvasin, et ma olen võib-olla rohkem suure pildi inimene ja eestvedaja ja innovaator, et siis ma vaatasin, et mul tuleb see detailide märkamine väga hästi välja, et mingi hetk kõik Exceli tabelid antigi minu kätte, sellepärast et selgus, et mina näen detaile kõige paremini. Ja ma olen saanud erasektoris ehitada ühele krüptoplatvormile üles 2 kontinendil rahapesu tõkestamise siis nii tiimid kui kõik süsteemid, tööprotsessid, reeglid, koolitused, erinevad lepingupartnerid. Olen teinud väga-väga palju erinevaid läbirääkimisi nii riigisektoris kui erasektoris, erinevat liiki selliste kaubanduslepingute läbirääkimist ka, teenuslepingute, kuni siis andmekaitseni välja, sellepärast et digitaalses maailmas ja kliendi andmete töötlemisel on see hästi-hästi oluline ja sellepärast ma mingi hetk ka õppisin juurde, kuigi mul juba selleks hetkeks 2 kõrgharidust oli, aga õppisin juurde veel IT-õiguse magistrit lihtsalt selleks, et siis oma teadmisi värskendada ja järgmisele tasemele viia, et see toetas tegelikult seda töökogemust ka väga hästi. Et noh, seda sai kohe praktikasse rakendada. Need, mis sa välja tõid, need on tegelikult suured asjad ju, mis sa oled nagu ära teinud. Ma eeldan, et seal taga on ka olnud meeskond, kellega sa oled pidanud nii-öelda koostööd tegema või keda oled pidanud juhtima, et on see nii? Jah, et selle krüptofirma näitel oli küll niimoodi, et kui ma alustasin, siis kogu see ettevõte oli 21 inimest. Kui ma lõpetasin, meid oli üle 100 ja minu tiim oli 21 inimest või isegi natuke rohkem 2 kontinendil. Või isegi äkki 3 vist, jah. et jah, mul on kogemus nagu mitte ainult siseriiklikult, vaid tõesti väga globaalselt töötamisel ja ma olen kasvanud spetsialistist keskastme juhiks ja keskastme juhist tippjuhiks. Ja ma tean ka, mis tunne on olla ettevõtte juhatuse liige ja millised erinevad probleemid võivad seal ühinguõiguslikult tekkida. Et noh, jah, selles mõttes tõesti, need on olnud väga suured asjad, need on olnud väga intensiivsed ja väga mitmekülgsed kogemused. Ja kohati ma olen pidanud seda tiimi ise ehitama ja nendega koos kasvama ja loomulikult ma tean ka, mis tunne on teha vigu selles mõttes, et sellises tegevuses, kus sa nagu jooksed ja mõtled samal ajal, paratamatult sa ei tee võib-olla kohe kõiki asju õigesti, aga teisest küljest see on jälle hästi väärtuslik kogemus, sest kui sa kunagi ühtegi viga ei tee, siis need võivad tulla suure üllatusena. Ja ei, mina olen täiesti nõus, et arengut teha ja kasvu saavutada. Sa peadki mingisuguseid vigu tegema, sest sealt toimubki siin see level up, on ju. Ma täitsa sõnatu praegu selles suhtes, et sa tõid väga ägeda sükse lause välja, et sa tead, mis tunne nii-öelda sellisel juhatuse liikmel või siis ärijuhil on, et ja nüüd sa oled ise nagu teisel pool, ehk siis ma näen, et see on nagu meeletult suur väärtus, et advokaat, kes tegelikult saab ettevõtte juhtidele ja äridele nagu tervikuna pakkudagi selliseid lahendusi, millega nad ise ei suudaks tegeleda võib-olla nagu kõrgel tasemel ja heal tasemel. Et on inimene, kes saab aru ja mõistab, mis need vajadus on ja oskab ka kogu selle juriidika väga lihtsasti ära nii-öelda pakendada. Jah, seal on osa sellest on juriidika, aga tänu sellele kogemusele ma valdan ka seda osa, mis on psühholoogia. Selles mõttes, et seal võivad osanike vahelised või aktsionäride vahelised suhted võivad olla päris mitmetasandilised, inimestel ei pruugi päris samad eesmärgid olla ja kuidas navigeerida, eks ole, siis sellises ärikliimas ja sinna juurde, eks ole, siis tõesti kõik need juriidilised küsimused tõesti andmekaitsest kuni rahapesu tõkestamiseni või litsentside taotlemiseni ja kuidas need sisemised tööprotsessid, sest et üks asi on see, et advokaat kirjutab sulle, eks ole, mingi lepingu või mingi reeglistiku ja see on kõik väga tore, see on see hästi lihtne osa.
aga sul on vaja see kõik ellu rakendada. Mina tean juhina, mida see tähendab, kui sul on vaja teha üks muudatus. See võib paberi peal olla nagu lihtne, paar-kolm lauset, aga nüüd rakenda see üks muudatus ära läbi terve ettevõtte, kõikides vertikaalides, kõikides infosüsteemides, koolita inimesed ära, vaata, et see päriselt töötab. Sest et kõige hullem asi, kui nüüd riskide juhtimisest rääkida, vahet pole, millisest reeglist me räägime ettevõtte sees. Korporatiivsest, andmekaitsest, rahapesu tõkestamisest, vahe pole. Kõige hullem asi, mis saab juhtuda, on see, et meil on hästi palju ilusaid reegleid. Need on kõik valmis kirjutatud advokaatide või juristide poolt, need on kuskil sahtlis. Me teoreetiliselt teame, et need on olemas. See linnuke on seal vaata tehtud, et sellega on korras. Ja nüüd, kui keegi tuleb, hakkab kontrollima, et okei, väga tore, et teil on sükest reeglid, aga mis te päriselt teete? Ja kui me nüüd ise ei täida neid reegleid, mille me oleme kirjutanud, siis see on tegelikult kõige suurem risk. Ja kahjuks täna me näeme riigi tegevuses seda, aga eraettevõtte puhul on võimalik see ikkagi nagu sõltuvalt ettevõtte suurusest, mida suurem ettevõtte, seda keerulisem, on ikkagi võimalik see risk ära juhtida läbi selle, et jah, need muudatused on päriselt vaja viia kõikidesse tööprotsessidesse, iga töötajani. Sul on ka niisugune märkimisväärne haldusasjade taust, et mainisidki, et mõtlesid, et tuled siia võlaõigust või lepinguid tegema, aga näe, tegeled hoopis haldusteemadega, et see on see teine pool, ehk siis riigi pool, mis seal täpselt toimunud sul on? Jah, ma olen kahjuks tõesti näinud selliseid olukordi, mida ma ei ole 20 aasta jooksul näinud ja ma ausalt öeldes oleks muidu arvanud, et tegemist on Ameerika filmiga. Et sellised asjad ei ole võimalikud 21. sajandil Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis. Et tõesti olukorrad, kus klient, kes ei saanud elamisluba, asus kohe järgmisel päeval pärast selle otsuse saamist astuma samme, et siis vabatahtlikult riigist lahkuda ja kui ta on lennujaamas, kuhu ta on ise läinud, kõik asjad kokku pakkinud, viiakse ta sealt kinnipidamisasutusse, sisuliselt pannakse vangi. Öeldakse, et ei, sa ei saa sinna lennuki peale, me hakkame sind nüüd veel menetlema pärast seda, kui me oleme sind peaaegu 2 aastat juba menetlenud. Inimene on juba vahepeal töökoha kaotanud. Ja täiesti uskumatuid olukordi, et või kui Valgevene kodanikust inimesele öeldakse, et aga mine saatkonda või mine Valgevenesse, et saad sealt uue passi. Olukorras, kus inimene on tegelikult demokraatiameelne, valitseva režiimi vastane, see on talle eluohtlik. Ja talle öeldakse, ega ta ei ole piisavalt ära tõestanud, et see on eluohtlik. Et kui paljud inimesed siis tahavad teha järgi seda, mida Navalnõi tegi. Omal nahal seda läbi kogeda, see ei ole normaalne. Et tegelikult sellist küünilisust ei tohiks mitte kunagi, mitte ühegi inimese suhtes taluda. Et need inimesed, kes lähevad hommikul tööle ja kelle ülesanne on tegelikult teenida kodanikku, seda tavalist Eesti inimest ja ettevõtjat, aga kes unustavad ära, et haldusmenetluse eesmärk ei ole mitte kaitsta ametnikku, vaid seda tavalist inimest, sellepärast et ametnik ja riik on alati tugevamal positsioonil. Isegi kui me räägime suurtest eraettevõtetest, nende suhtes on ka alati riigid ja riiklikud institutsioonid ja riikide liidud tugevamal positsioonil, sellepärast et nemad kujundavad õigusruumi, nemad ütlevad, millised reeglid kehtivad. Ja kui nüüd riik ise ei täida neid reegleid, mille ta on kirjutanud, siis me oleme tegelikult olukorras, kus reeglid ei kehti. Ja see on väga-väga ohtlik koht, kus olla. Ja ma nagu enne mainisin ka, siis mul on endal ka selline tunne, et selliste vaidluste, just nagu riigiga vaidluste, riigi ametkondadega vaidlusi on nii palju juurde tekkinud ja seal on niisugune üks ja sama läbiv teema, et protsessilised vead ei tehta või kuidagi, ma ei tea, kas siis nägupidi valitakse või võiksime sinuga täna niimoodi suhelda, teeme nii ja sinuga suhtleme homme hoopis teistmoodi. Et see on kuidagi nii plahvatuslikult tõusnud, et sellega tuleb nagu tegeleda. Ja ma selles mõttes, ma saan aru emotsionaalselt, et see on selle füüsilise isiku jaoks või ettevõtte jaoks hästi frustreeriv. Keegi ei taha ju riigiga tegelikult tülli minna. Aga teisest küljest ei pea tolereerima seda, kui riik rikub ise enda kirjutatud reegleid. Et siis ei saa ju riik nõuda kodanikult
või ettevõtjalt, et aga sina pead täitma neid reegleid. Ja haldusmenetluse reeglid on ikkagi nagu ette nähtud selleks, et riik süveneks. Ja riigil peabki olema suurem tõendamiskoormis ja riik peabki rohkem vaeva nägema selleks, et veenduda selles, et tema tegevus on proportsionaalne ja õige ja õiguspärane. See peabki nii olema. Et kui riigil ei peagi olema lihtne riigi sundi isiku suhtes rakendada. Ja täiesti nõus. Hüppame siit kohe tehnoloogia valdkonda, et ma tean, et sind huvitab see tehnoloogia, sa oled väga palju ise juurde lugenud ja õppinud ja läbinud mingisuguseid koolitusi ja asju. Et millele selles valdkonnas peab siis tegelikult täpsemalt tähelepanu pöörama või mis vajab parandamist? Tehnoloogia õigus on ka huvitav termin, mis on viimasel ajal tekkinud. Et minu jaoks on see huvitav sellepärast, et ma alustasin oma karjääri e-tervise infosüsteemide loomistiimis juristina, sain sealt oma esmase kogemuse sellest, et mis asi üldse infosüsteem on, kuidas see töötab, millised seosed seal sees tekivad, eks ole. Ja hiljem karjääris pöördusin selle teema juurde tagasi erasektoris. Laias laastus tehnoloogia õigus on ju tegelikult andmekaitse. See on intellektuaalne omand ehk autoriõigus, patent, kaubamärk, mis on ammu olemas. See on tegelikult toote vastutus, küberjulgeolek. Ja siis kõik, mis on AI või siis eesti keeles on vist see TI. Mõeldakse neid tehisintellekt. Et jah, see tehisaru ja siis plokiahel, mille hulka kuulub ka krüpto, mis on tegelikult lihtsalt üks plokiahela tehnoloogia variantidest, mis on teatud viisil krüpteeritud, mis omakorda mõnevõrra sarnaneb meie ID-kaardi tehnoloogiaga tegelikult krüpteerimise kontekstis. Et jah, ta selles mõttes need siis digitaalsed tehnoloogiad täna nendele rakendatakse valdavalt juba ammu olemasolevaid õigusakte, andmekaitsest küberjulgeolekuni ja kõik, mis puudutab autoriõigust, intellektuaalset omandit. Tasapisi tekib uusi õigusakte, krüptovaldkonnas on vastu võetud nii siseriiklikult kui nüüd Euroopa Liidu tasandil krüptovara määrus. Euroopa Liit on vastu võtnud ka siis sellele tehisarule eraldi määruse, aga see õigusruum on veel väga toores, pigem üldine, et pigem on vist nii ka, et asi nagu alguses peabki mingite nagu väiksemate reeglitega toimima, et näha üldse, milliseid regulatsioone tuleb sinna nagu määrata. Jah, selles mõttes küll ongi parem, kui õigus mingis mõttes tekib tagant, jah, et ta vaatab, kuhu see praktika läheb, et mis see uus tehnoloogia on, et miks ta võib-olla väljub olemasoleva õigusruumi raamidest, võib-olla midagi vaja esialgu lihtsalt täiendada ja siis hiljem luua see päriselt toimiv regulatsioon, sest jah, kõige ohtlikum on see, kui me hakkame looma õigusnormi mingisugusele olukorrale, kus on liiga palju muutujaid ja me ei suuda neid ette näha. Et siis on oht innovatsioon nagu täiesti kinni keerata, mida Euroopa Liidu puhul ka kritiseeritakse, siin just eriti rohevaldkonnas. Aga jah, et see on jah, nende regulatsioonide kirjutamise keerukus, et pigem on mõistlik neid võib-olla teha natuke tagantjärgi. Teisest küljest ma saan aru tänases sellises keerulises julgeoleku ja majandusolukorras ja tegelikult globaalselt olukorras, kus nagu kogu aeg kõik muutub, üllatusi tuleb igal hommikul, kui uudisteportaali lahti teed, eks ole, et milliseid otsuseid keegi jälle teinud on. Et eks see ärevusfoon on kõrge, siis tekib siuke tunne, et tahaks kõike riske hakata kohe korraga maandama. Et ja nüüd on Euroopa Liidu tasandil on tegelikult täna näha ka, et võib-olla kõiki riske ei ole mõistlik õigusruumis nagu üritada kohe ära maandada, sellepärast et elus juhtuvad uued asjad, mida ei olnud võimalik ette näha. Rahapesust räägime. Et kas rahapesu selliste tõkestamise reeglitega peavad mingid teatud valdkonna ettevõtted nii-öelda teadlikud olema ja sellega tegelema või millest see sõltub? No üldiselt küll jah, see on ära määratletud see nii-öelda, kes on kohustatud isik ja kohustatud isik on eelkõige finantseerimis- ja krediidiasutus. Klassikaliselt me peame selleks kommertspankasid,
aga täna tegelikult see isikute ring on oluliselt laiem ja nüüd Euroopa Liit on menetlemas ja vastu võtmas veel uut õigusaktide paketti, mis laiendab seda isikute ringi veelgi. Eestis on tegelikult regulatsioon täna karmim ja konkreetsem kui Euroopa Liidus laiemalt, aga Euroopa Liit nüüd tuleb sellele järgi. Et üldiselt on jah, seal erinevad siis eri liiki finantsteenuseid osutavad isikud, mitte ainult kommertspangad. Tulevikus hakkavad sinna kuuluma ka ühisrahastusplatvormid. Loomulikult sinna alla lähevad erinevad siis krüptovääringu teenuse osutajad ja platvormid, kust on võimalik siis krüptovääringuid osta ja vahetada ja nendega kaubelda. Sinna alla tegelikult lähevad ka advokaadibürood, notaribürood, sinna alla lähevad erinevad kinnisvaratehinguid vahendavad isikud, isegi võib-olla üllatusena võib tulla, et mittetulundusühingud, sest tegelikult rahapesu kontekstis kõige kõrgema riskiga lisaks krüptole loetakse just nimelt mittetulundusühinguid ja kinnisvaratehinguid, sellepärast et nende kaudu on võimalik liigutada väga suuri summasid. Võib-olla ma lähen korraks selle juurde, et mis asi siis see rahapesu on. Et miks tuleb tegelikult lähtuda normi eesmärgist, et rahapesu on siis ebaseaduslikult või siis teistpidi kuritegelikult teel saadud, aga vahet pole, millisel ebaseaduslikul moel saadud tulu siis varjamine või selle ümber kantimine või liigutamine kuhugi mujale. Ja veel üks üllatav valdkond, mis seetõttu on puudutatud, on näiteks kunstiteoste müüjad ja vahendajad, sellepärast et need on ka selline varaklass, mis võib olla väga kallis ja mille kaudu sa saad liigutada tegelikult ebaseaduslikult teel saadud raha mingisse teise asukohta. Ehk et rahapesu eesmärk ongi tekitada olukord, kus jääb mulje, et tegemist on legaalsete vahenditega ja siis on vahepeal vaja teha mingeid lisatehinguid, mis viivad selle vara päritolu kaugemale sellest algsest allikast. Et see on see eesmärk ja sellepärast võib minna see rahapesu tõkestamine selle kohustatud isiku jaoks, kui nüüd tulla tagasi selle juurde, kes peab neid kontrolle tegema, see võib selle kohustatud isiku jaoks päris keeruliseks minna. No tundub keeruline, et mida kaugemale see läheb, siis seda tuleb ju sealt kaugelt nii-öelda punktist ka siis otsida, enne kui tehingusse minna üldse. No vot, aga seal hakkabki nüüd mängima riskihaldus selles mõttes, et selleks, et sa aasta aega ei uuriks oma tehingupartnerite tausta ja kus nad ikka selle raha või muu vara, sest et see ei ole ainult raha, see võib ka mingisugune muu varalise väärtus, on lihtsalt mingi vara, selles mõttes tegelikult seadus kasutab terminit vara. Et selleks, et sa nüüd tõesti aasta aega ei uuriks iga konkreetse tehingupartneri tausta ja kust ta selle vara saanud on ja kust see vara vahepeal läbi on käinud, selleks on vaja luua endale selline riskihaldussüsteem, kus sa hindad ära, ja see on igale ettevõttel, kes siis peab seda tegema, on see unikaalne. Seda ettevõtted ei tohi tegelikult ka avaldada, milline see nende riskihaldussüsteem on, seda saavad kontrollida audiitorid ja siis regulaatorid. Aga teised isikud tegelikult ei tohi isegi teada, need kliendid ja koostööpartnerid ise ka ei tohi tegelikult teada, milline täpselt see riskihaldussüsteem on, sellepärast et see on mingis mõttes nagu riigisaladus, sest et kui see teine pool teab, kuidas sa oma riski hindad, siis ta saab sealt leida mingid augud, mida ära kasutada. Sest igal juhul nüüd selleks, et ikkagi majandustegevus saaks normaalselt toimida ja tehingumahud reeglina on ikkagi suured ja kui nüüd kujutada ette online ettevõtet või näiteks krüptoplatvormi, et siis tehingud peavad toimuma ju sekundite või millisekunditega, mis tähendab seda, et neid tehinguid, millel see viide on pikem, need tuleb mingisuguste kriteeriumide alusel välja sorteerida. Ja neid kriteeriumid on seal väga palju. Aga nüüd, kui võttagi näiteks see rahapesu ja tehnoloogia teema on ju kokku, AI, siis kuidas ise näete, äkki sul on juba mingid sellised kogemused olemas, et kuna see analüüs võibki võtta väga nagu palju aega, et kuidas see tehnoloogia AI saab siin või on juba saanud abiks olla ja on kasutatud neid asju ja kui turvaline see on? No tegelikult mina väidaks, et seda AI-d võib-olla mingis natukene algelisemas versioonis kui see, millest me viimase paari aasta jooksul rääkinud oleme,
on kasutatud juba aastaid just nimelt rahapesu tõkestamises ja eriti just sellises online tehingute tegemise platvormidel, sest vastasel juhul sul lihtsalt ei ole äritegevust. Et kliendituvastus, tehingute monitoorimine, seal on väga palju erinevaid tööriistu, väga palju erinevaid teenuse osutajaid, kes ongi spetsialiseerunud selliste tehnoloogia või AI põhiste lahenduste pakkumisele, ehk et see on väga paljuski automatiseeritud. Aga mida sa pead tegema, sa pead oma seda reeglistikku, mis sa sinna nii-öelda sellele AI-le või tehnoloogiale sisse söödad, sa pead seda aeg-ajalt kontrollima, tegema talle stressitesti nii-öelda ja vaatama, kuidas ta erinevates stsenaariumides toimib ja aeg-ajalt seda võib-olla ka kohandama vastavalt muutuvatele oludele, kui tulevad uued sanktsioonid või mis iganes, on ju. Et seal tehnoloogia ja see tehisintellekt on kindlasti väga-väga olulisel kohal, sellepärast et tänapäeva kiiruste ja tempode juures muidu lihtsalt ettevõte jääks seisma. Ehk siis me siit ka märksõnana ise nagu kuulsin, et need regulatsioonid kõik on nii-öelda tehtavad, on ju, et nii, teeme ära, see vastab nõuetele, aga see nõuab ikkagi sellist nii-öelda regulaarset ülevaatust ja kontrolli, et kas need asjad ikkagi päriselt ka toimivad ja kas midagi on vaja nii-öelda upgrade ida või mitte. Et ei saa sahtlisse jätta neid asju. Neid kindlasti ei tohi jätta kuhugi sahtlisse, need tuleb esiteks integreerida nii infosüsteemidesse kui tööprotsessidesse. Ja lisaks sellele, et nagu siis süsteemides üle vaadata neid reegleid, tuleb tegelikult oma töötajaid ka regulaarselt ikka minimaalselt kord kvartalis koolitada. Sellepärast, et ma vaatasin ise ka oma tiimide puhul. Inimene on väga efektiivne, aga muuhulgas ka mugav, mis kuulub mingis mõttes võib-olla efektiivsuse hulka, on ju. Et igasugune koolitus kipub olema kõige efektiivsem umbes kuni 2 nädalat, kuni 6 aega vahetult pärast seda koolitust ja siis tema mõju hakkab järjest niimoodi hajuma. Et neid reegleid on vaja teatud intervalliga ikkagi nagu regulaarselt uuesti meelde tuletada ja sõltuvalt muidugi ka töötajate profiilist. Et koristajat ilmselt ei ole nii palju vaja koolitada rahapesu tõkestamises, kuigi seal võib ka teatud selliseid organisatoorseid meetmeid olla vaja tarvitusele võtta, aga jah, siis nagu inimesi, kes tõesti tehinguid monitoorivad igapäevaselt, et neid on vaja ikkagi minimaalselt kord kvartalis koolitada. Sa mainisid eelnevalt ka põgusat andmekaitse teemat, et mis sa siin nagu olulisena välja tooksid? Andmekaitse on kindlasti hästi oluline, kui nüüd finantssektorist liikuda näiteks e-kaubandusse, kõik e-kaubandusettevõtted, et tegelikult siiralt nagu ettevõtjana tunnen kaasa. Selles mõttes, et võib-olla isegi neil on rohkem täna nõudeid kui pankadel või vähemalt sama palju, et alates andmekaitsest kuni ESG-ni ja kõikvõimalik igasugust ja tarbijakaitse sinna hulka, eks ole, et neid norme, mida sellised suuremad e-kaubandusettevõtted peavad täitma täna Euroopa Liidus, neid on ikka väga-väga palju. Ja seal AI on kindlasti, ma arvan, asendamatu, et erinevad AI ja tehnoloogia põhised lahendused, sest et kui inimene hakkab neid käsitsi kõiki üle kontrollima, siis läheb ikka väga keeruliseks. Andmekaitse on hästi oluline, jah, seal on vaja muidugi eristada kõigepealt seda, et on andmed ja siis on isikuandmed, et isikuandmed on ikkagi ainult need andmed, mis käivad füüsilise isiku kohta, aga siin me räägime sellistest andmetest alates IP aadressist, mitte ainult minu nimi, vaid ka minu IP aadress on minu isikuandmed ja kogu minu digitaalne jalajälg, need on kõik minu isikuandmed. Ehk et kõik, mis otse või kaudselt võimaldab tuvastada füüsilist isikut, me räägime isikuandmetest ja seda andmetöötlusregistrit, mis peaks olema kõigil nendel ettevõtetel, kes isikuandmeid töötlevad loodud, seda tuleb, ma soovitaks ka kord kvartalis, aga minimaalselt 2 korda aastas üle vaadata ja täiendada, sellepärast, et andmeid tuleb ju tegelikult pidevalt peale. Neid ka andmete kategooriaid ja ilmselt ka neid tehnoloogilisi lahendusi, kus neid andmeid kasutatakse, need muutuvad ja siis peaks iga kord seda andmetöötlusregistrit uuendama. Ja teine selline oluline koht tegelikult isikuandmete töötlemisel on see, et algusest peale oleks väga hea läbi mõelda need erinevad eesmärgid, milleks isikuandmeid kogutakse. Sellepärast, et tegelikult tohib isikuandmeid töödelda ainult sellel eesmärgil, milleks need on kogutud. Sageli isikuandmeid kogutakse ajahetkel X, klient võib-olla jääb aastateks, eks ole, andmebaasi ja kliendiks, aga vahepeal tuleb igasugused muid põnevaid ideid
ja siis tundub, et mul on need kliendi andmed kõik olemas, on ju. Aga võib-olla ma ei ole kliendi käest üldse küsinud nõusolekut kõikideks nendeks erinevateks andmetöötlustoiminguteks, mida ma hiljem teha tahan, mille peale ma võib-olla alguses ei tulnud. Ja see on see koht, kus tegelikult tasuks juristi või advokaadi käest nõu küsida, sest kogemuse pealt on tegelikult võimalik need kategooriad ilusti nagu läbi mõelda ja paika panna algusest peale, sest hiljem minna juurde küsima nõusolekut. Saab ja aeg-ajalt seda peab tegema, aga see ei ole lihtne. Ja see võib kliendi jaoks olla tüütu. Ja, on, kindlasti on, et see andmete teema, see on ju läbiv teema ja ettevõtluses just tegelikult samamoodi on, mis iganes protsess meil ju majasiseselt on või ettevõttel majasiseselt on, iga protsess ju põhimõtteliselt võib omada mingit andmete kogumise kohta. Et jah, see võib tulla isegi niisuguse nagu suure üllatuse, nagu palju andmeid tegelikult kogutakse ja kui palju nendest on üldse reguleeritud. Jah. Sa mainisid ESG-d, samamoodi minu meelest eriti viimase poole või aasta jooksul saanud meeletu meedia tähelepanu, on ju. Audit tuleb, ei audit veel ei tule, on ju. Et mis see selle kohta saaksid veel täpsemalt rääkida? Segadust on hetkel palju. Ma tean, et suuremad tööstusettevõtted ikkagi, kes on juba asunud ette valmistuma selleks nende reeglite kohaldamiseks, jätkavad seda ja tõenäoliselt, ilmselt nüüd poliitiliselt lükatakse edasi, aga tõenäoliselt turg paneb selle paika enne, kui need nõuded siis lõplikult kõigile kehtima hakkavad, sellepärast et lõpptarbija täna küsib, eriti just Euroopa Liidus ja nooremad inimesed on kõik väga teadlikud. Ja lõpuks on see ikkagi vajalik. Mis see ESG siis on? Võib-olla ma toon hästi lihtsa näite, enne kui ma Emeraldi tulin, ma olin RMK-s ja ma olen ise ka pidanud, siis RMK müüb siis puitu. Tegelikult ongi kõige suurem puidumüüja Eesti Vabariigis, müüb väga kvaliteetset puitu ja sellest on väga paljud ettevõtted huvitatud. Aga näiteks selline suur kontsern nagu IKEA küsib oma lepingupartneritelt, kes siis omakorda lõpuks küsivad, eks ole, sellelt tootjalt, antud juhul siis näiteks RMK-lt, päritolu sertifikaati selle kohta, et see puit on päriselt pärit Eesti metsast, selle puidu või palgi tootmisel ei ole kasutatud lapstööjõudu ja nii edasi ja nii edasi, on ju. Ja samas teisest küljest jälle, kui vaadata, ühest küljest see sarnaneb võib-olla rahapesu tõkestamise reeglistikule, et see on ka selline riskimaatriks, ja sa pead tundma oma seda tarneahelat ja oma koostööpartnerit mingis mõttes sarnaselt. Teisest küljest on seal ka päris suur selline loomingulisuse määr, et kuidas sa selle üles ehitad, et sinu enda see maatriks ja mudel ei pruugi olla sama, nagu on sinu konkurendil näiteks. Et seal on ka ikkagi seda mänguruumi. Aga mis sa arvad, millal mingid kindlamad reeglid võiksid paika minna ja millal hakkab pihta? Kontroll? Ma parem ei hakkaks ennustama, sellepärast, et minu meelest see poliitiline olukord on praegu niivõrd ettearvamatu, et kui varem võib-olla oli erasektor ettearvamatu oma tehnoloogiliste uuendustega, et siis täna poliitikud teevad meile kindlasti ära. Aga hea on see, et see kuskile niikuinii ei kao. Seda lihtsalt reguleeritaksegi ja raamistatakse rohkem. Ehk siis hea on see, et praegu on inimestel, ettevõtetel, ettevõtte juhtidel aega sellega tegeleda, mitte kiirustades, et nii, homme on tähtaeg, on ju, vaid just see, et mul on võimalik võtta see aeg, pühendumine ja asi võib-olla spetsialisti abiga korda teha. Jah, seda küll, et praegu on nagu rahulikult aega see enda jaoks läbi mõelda ja eriti kui hakkab tulema näiteks koostööpartneritelt, lepingupartneritelt selliseid päringuid, siis mina tegelikult soovitaks vaadata nende järgi. Mina omal ajal rahapesu tõkestamist tegelikult hakkasingi seal krüptofirmas üles ehitama enne, kui need reeglid hakkasid seaduse tasandil krüptovääringu ettevõtetele rakenduma just nimelt sellepärast, et meie lepingupartneritelt hakkas tulema sellist tüüpi küsimusi. Ja siis on tegelikult, see turg panebki selle ise paika ja selle järgi on nagu lihtsam juba endal need süsteemid niimoodi tasapisi üles ehitada ja siis, kui see regulatsioon tuleb, siis tegelikult see on nii mahukas, et seda ei jõua mingi 2-3 kuuga üles ehitada, see võtab oluliselt kauem aega, sellepärast, et nagu ma enne ütlesin, üks asi on need reeglid kuhugi
dokumenti, eks ole, või sahtlisse kirjutada, hoopis teine asi on see päriselt tööprotsessidesse sisse viia, sest inimesed ettevõttes on harjunud teatud moodi oma tööd tegema. See on nüüd mingi lisategevus, see on lisahalduskoormus. Et selles mõttes jah. Ja kuna ta tegelikult ju firmalt ettevõttelt kasvab siiski ja neid nõudeid küsitakse oma koostööpartnerid, siis ta on tegelikult ka ju ühtepidi konkurentsieelis ka, on ju? Jah, on küll jah, kindlasti. Okei. Ma mõtlen, ma olen päris mitu korda juba siin tänaste teemade jooksul nagu täiesti sõnatu olnud, et see regulatsioonide maailm ja haldusteemad üleüldiselt ka, see on põnev ja see on muutuv. Üks päev mõtled, et kõik on sul teada, kõik kogemused juba omandatud ja siis tuleb jälle hea üllatus, on ju. Et tõmbamegi siit täna kokku. Kristiina, aitäh, et võtsid selle aja tulla oma kiiresti tööpäevast ja siit saabki tegelikult 2 märksõnaga minu meelest väga hea lõpu teha, ehk siis riskihaldus ja halduskius. Jah, tõepoolest. Et need on 2 väga sellist põletavat teemat tundub hetkel ühiskonnas ja ettevõtluses riskihaldus on igal juhul väga-väga oluline. Me järgmisel saatel võtame juba siis täpsemini lahti konkreetsemad riskihaldusteemad ja samamoodi siis analüüsime juba erinevaid halduskiusu näiteid. Seega miks mitte, kui ka sinul on olnud selline kogemus, jaga seda meiega ja saame sinu võib-olla kogemust väga konkreetselt siin juba lahkama hakata ja lahendusi välja tooma. Ehk siis aitäh vaatamast, kuulamast ja õige pea näeme ka teiega siis taas.